Ja tere taas, alustame oma teist osa siis sellest kaheosalisest saatesarjast, mis peamiselt räägib valetamisest Eesti ühiskonnas, Eesti poliitikas ja meedias. Viimase paari nädala jooksul osad valed oleme saanud ära markeerida, paljud valed on jäänud veel käsitlemata ja neid hakkamegi nüüd ükshaaval siis ette võtma. Võtame kohe järgmise slaidi, kus on siis meie kõikide palavalt armastatud, võib-olla mitte nii palavalt armastatud, aga paljude poolt ka palavalt vihatud minister, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kes on siis andnud tähendusrikka intervjuu ja öelnud seal palju asju, mis sunnivad siis kahtlema tema terves mõistuses, ei hakka siin ilustama, et neid asju, mida ta räägib, 20 aastat tagasi, kui keegi oleks mõnele teadlasele maininud, siis oleks olnud probleem ja ka täna tegelikult võiks küsida Tuuli Jõesaarelt, kes armastab otsida kõiki pseudoteaduse propageerijaid nii-öelda tikutulega, kes on siis vabast ajast seda teinud. Nüüd meil on üks pseudoteaduse propageerija, kes teeb seda riigiametis ja avalikus meedias ja vaatame siis, millised olid selle isiku väited ja võib ette ruttavalt juba lubada, et nalja siin ei tehta. Esimene väide näiteks kirjutab nii, küsija, kas abielu võrdsuse seadustamisega kaasneb tulevikus ka poliitkorrektne keelesurve? Kas näiteks koolis inimeseõpetuse tunnis võib ka tulevikus emast ja isast rääkida või tuleks eelistada sooneutraalset terminit vanem? Niimoodi küsib täiesti tõsiselt ajakirjanik ja vastus on selline. Emad ja isad ei kao mitte kuskile. Kõik. Emad ja isad ei kao ja keegi ei küsinud, mis saab emadest ja isadest või kas nad kaovad kuskile ära. Küsiti teist asja, küsiti, mis saab sõnakasutusest. Ja kas tuleb tsensuur, kas tuleb poliitkorrektne keelesurve ja sellele minister lihtsalt ei vasta. Kas sellest võib järeldada, et tuleb küll? Mida me sellest järeldame? Kui inimene ei vasta, järelikult ta ei saa vastata. Kas ta ei tea vastust või ta ei taha vastata? Kui sul on võimalik vastata, miks sa ei tee seda? Iga normaalne inimene, kui ta oskab ja tahab, siis ta vaskab, sest see jätab hea mulje, aga millegipärast ta riskib oma mainega ja keerutab. Luba, ma küsin sult niimoodi, et kui ta oleks vastanud, et ärge muretsege abielu võrdsuse seadustamisega, ei kaasne tulevikus mingit poliitkorrektset keelesurvet, mis sa siis oleksid mõelnud? Valetab. Õige, täpselt nii. Ja miks sa seda arvad? Sellepärast, et see surve tavaliselt teistes riikides, kus need homoabielu asju aetakse, kaasneb see surve. Ja ka meil valmistavad nad praegu ette seda jõledat vaenukõneseadust. Mis ongi instrument. Just nimelt selle jaoks. Et ajakirjanik sai hakkama ikka tõeliselt lihtsameelse küsimusega. Aga neid lihtsaid küsimusi tulebki küsida, et neid kelme paljastada. Läheme edasi, küsib ajakirjanik taas siniste silmadega, et mis on teie iibe hüpotees? Miks on praegu iibe languses ja mis seda tõsta aitab? Ja nüüd tuleb siis vastuseks ministri iibe hüpotees ja see kõlab nii. Tõsta aitab eelkõige turvaline keskkond, mis siis vahele tõenäoliselt seisneb selles, et homod saavad abielluda edasi. Praegu jätkub siis tsitaat. Praegu on ka sünnitusealiste naiste arv madalam, aga sõda ja meil äärmiselt ohtlik idanaaber kindlasti pärsivad turvalisust. Samasugune trend on täheldatav ka Soomes, kus on samamoodi viimaste sajandite madalaim sündide arv. Kas ei ole ka Ameerika Ühendriikides on põhimõtteliselt umbes sama lugu, ainult et sealt on juba seda väga kaugel, aga Hispaanias on see ju väga ammu ja neil oli ka ju kodusõda, mida kommunistid mahitasid, nii et võib-olla seal kommunism tõstab jälle pead, ei oska öelda. Aga see jutt ei vasta nüüd ajaloolistele tõsiasjadele. Praegu meil, nii palju kui mina tean, ei ole Vene tankemaal, ei ole Vene baas, ei käi sõda, mingit lahingu tegevust ega erioperatsiooni ei toimu. Ometi 100 aasta jooksul on olnud meil esimene maailmasõda, kus olid Vene väed ja möllasid siin. Oli teine maailmasõda, kus olid Vene väed ja möllasid siin. Oli Nõukogude okupatsioon väga pikka aega, kus toimus õudseid küüditamisi, tapmisi, piinamisi, meeletuid nagu hirmutegusid, täiesti absurdne, õudne režiim valitses ja sündivus oli parem kui praegu. Kuidas saab olla nii, et sõja ajal, kui Vene väed ja terror siin nagu laamendavad? Sündivus on ja nüüd, kus seda ei ole, sündivust ei ole. See on vale. See on vale. Ütleme nii, et Riisalo hüpotees, et siis juhul, kui ühes riigis on sõda, siis enam-vähem kogu kontinendil sündivus langeb, ei ole tõsiseltvõetav hüpotees. Tegemist on valega. Läheme edasi. Küsimus. Kas praeguses koalitsioonis kavatsete veel seksuaalvähemuste jaoks midagi ära teha? Nagu ei oleks juba tehtud, tuleks järjest rohkem ja rohkem teha. Ja vastus.
Viimane kommentaar oli minupoolne. Vastus. Rahvatervishoiu seadusega peab erinevatel põhjustel edasi liikuma ja ilmselt sisaldavad muudatused ka soo tunnustamist. Siin ma kohe lisan, et ka ajakirjanik oli nõutu, küsib, et palun selgitage lühidalt, mida see soo tunnustamine tähendab. Et õigus sooandmete muutmisele peaks põhinema inimese enesemääratlusel, mitte sõltuma arstide otsusest. Nii. Kuidas mis tähendab soo? Ühesõnaga, siin oli väga pikk ja segane vastus. Üritab öelda, et see, mis sugu inimene on, see oleneb sellest, mida inimene ütleb, mitte sellest, milline on arstide otsus. See oli seotud kuidagi mingi tervise asjaga. See oli seotud rahvatervishoiu seadusega. Aga see rahvatervishoiu seadus on nüüd seotud homoseksualistide abieluga või siis selle enda soo kohta valetamisega. Enda soo kohta valetamisega. Ja enda soo kohta valetamine on nüüd kuidagi tervise küsimus. See on rahvatervise edendamine. Et kui ma saan öelda, et ma olen naine, siis ma saan terveks, kui mul hammas valutab või käib see kuidagi teistmoodi. Mitte sina ei saa, aga rahvas saab. No midagi jõledamat ja totramat on raske ette kujutada. Selle kohta, kas ei kirjutanud midagi sinu sõber? Kas just sõber, aga tuttav kirjanik ja ütles ka teadlane. Ja teadlane. Oxfordi teadlane, tüviraku teadlane, doktor, väga tunnustatud ja laborijuht ja nii ja naa, igavesti nagu kõrgel positsioonil olev teadlane, kes kirjutab muide väga hästi, mitte ainult haikusid, vaid ka artikleid. Need on tõesti tervemõistuslikud, hästi argumenteeritud, mingit soga ei ole ja tema näiteks väidab seda, et... Kas ta ei tee mitte bioloogia pattu ja tunnistab veel bioloogiat endiselt? Jah. Ta ise on selle haridusega inimene, see on tema ala, et seda ta teeb. Ja ta toob selles oma kirjatöös, mille pealkiri oli siis, see ilmus Postimees sotsiaalne nakkus ja soodüsfooria, kus ta väidab seda, et mehed on mehed ja naised on naised ja nad ei ole mitte ainult sellepärast, et neil on erinev kehaehitus, et neil on teatavad sekundaarsed ja primaarsed sugutunnused, vaid neil on erinev aju. Naisel on naise aju ja mehel on mehe aju. Ja siis on üks siin välja tõstetud... Oot, kas sa tahad nüüd öelda, et mehe ja naise aju on erinevad? Täiesti erinev ja isegi tehisintellekt teeb 93% tõenäosusega vahet. See on mees, see on naine, nähes ainult aju, ilma jalge vahele või kuskil üldse pilku heitmata. On võimalik vahet teha ka aju järgi ja seda teeb isegi juhmakas tehisintellekt. Ja nii siis oma selle väite võtab kokku väga palju teadusuuringuid. On Pauklin toonud siin, mis, ma ei tea, ütleme 10 kaupa, kes soovib, see loeb, see ei ole ainult väide, teadlased ütlevad, teadus kinnitab, need on reaalsed uuringud. Ja tsitaat, väited, et soolisi erinevusi aju ehituses ei leidu, on teadusuuringutele toetudes valed. Seda sõnumit levitab jätkuvalt väike, kuid veedunud grupp feministe LGBTQ+ aktiviste. Tsitaadi lõpp. Väga lihtne. Ühesõnaga, ma saan siis aru, et meie sotsiaalkaitseminister on langenud ebateaduse küünisesse, ta on pimedusega löödud. Feminismi ja LGBTQ pimedusega ja esitab ebateaduslikke väiteid. Ja nii ongi, aga kõige kurvem on siis nüüd see, et meie rahva sotsiaalpoliitika teeb see inimene. Ta ei ole nagu lihtsalt inimene, vaid tema teebki meie rahva tervise poliitikat. Kuidas see saab nii olla, et inimene, kes propageerib pseudoteadust ja uhuud, teebki meil... Täielik uhuu, sõna otseses mõttes uhuud. Ja pole mingit probleemi. Ei, see kõik toimib. Ja hakataksegi tegema sellist poliitikat. Hakataksegi tegema ebateadusel, valel, põhimõtteliselt luuludel, kinnisideedel ja poliitilisel propagandal põhinevaid õudusi. Meil pole teadusega, tegelikkusega mitte mingit pistmist. Ega me tegelikult, kuigi Pauklin kirjutab väga hästi, ja tõesti on selline silmapaistev autor, kainemõistuslik ja aus. Selleks, et mis on mees ja mis on naine, ei ole vaja tülitada Oxfordi ajurakuteadlasi või tüvirakuteadlasi. See oli varasti algklassi lastele selge. See on siiamaani selge, isegi põhimõtteliselt kui nüüd algkooli, siis põhikooli lapsed teavad tegelikult, mida kujutab endast inimese rakk, eks ole, ja millised kromosoomid rakus on. Ja see on siis igas rakus, mitte inimesel ei ole ainult üks rakus on kromosoomid, vaid kõikides rakkudes. Ütleme, ikkagi pikkade aegade jooksul inimesed ei teadnudki, mis on kromosoomid ja mis on aju ja mis seal aju sees üldse on ja mida see tähendab, aga ilma selleta saadi aru, kes on mees ja kes on naine.
selleks ei ole vaja ajuteadust iseendast. On võimalik nii silma öelda siis visuaalsel organoleptilisel meetodil. Empiiriliselt on võimalik vahet teha ja kui see ei aita, siis on võimalik õppida põhikooli, ütleme, bioloogiat ja ka sealt palpeerida. Näiteks palpeerimine on selline teaduslik meetod, kus käega katsutakse. võib palpeerida, soovitame palpeerida, kui ei usu. Siin võiks edasi lugeda neid asju, mida see isik on kirja pannud, see on lihtsalt, seda on raske uskuda. Seda tuleb uskuda, sest see on praegu tegelikkus, aga ei taha selle peale rohkem peatuda, piisab, kui on ära markeeritud, millega inimene tegeleb. Siiski on tulnud appi talle sõber, nagu on siis, oli kunagi telemäng, et oli mingi 3 õlekõrt, et võis helistada sõbrale ja siin on siis kohe tõtanud appi vabariigi, ütleme, esipoeet ja luuletaja Liisa Pakosta. Liisa Pakosta on inimene, nagu me kõik teame, kes on võimeline produtseerima, ütleme, sellist sõnade järgnevust. Muusikas on selline mõiste nagu akordide järgnevus, et see on siis selline harmoonia õpetus, ütleme, mis loob muusikas uusi mustreid. Ja sama tekstis, et Liisa Pakosta on avastanud sellise, ütleme, eneseteostusviisi, et tema suudab erinevaid sõnu seada sellisesse järgnevusse või selliseid mõtteid seada sellisesse järgnevusse, mis ei ole loogilised, kuid mida, ütleme... Mis on siiski alati valed. Ja mis on siiski alati valed. Ja ta leiab alati uusi järgnevusi loogikas, et ehk siis ta mingis mõttes konstrueerib loogikat ümber. Tulemus on, ütleme, kaootiline, seda võiks nimetada eksperimentaalseks ja avangardiks. Et see ei ole absoluutselt loogiline, mida ta räägib. Selles ei ole mingit sellist läbivat sisulist mõtet, aga seda ei ole keegi enne teinud. See siis vanasti läks sümbolistliku romaani pähe ja nüüd läheks asemantilise romaani. Nüüd läks asemantilise, ütleme, sellise sõnamuusika alla. See on häälutus. See on häälutus, jah, mida ta teeb. Kus midagi nagu ei öelda, aga tehakse hääli. Või kasutatakse küll üksikuid sõnu, aga see ikkagi midagi ei tähenda. Ja ta loob nagu mustreid selles mõttes ja neis on mingisugune kaose süsteem või mingi süsteem nagu on, mitte loogiline süsteem, aga selles on mingi muster, et ta, ütleme nii, et see on sugestiivne teatud määral. Ta ei rahusta, aga... Siiski mõtlen, et kellel on nagu häälutuse nagu vajadus, et sellele ma soovitan Ilmar Laabani häälutusi. See on ka välis-Eesti luuletaja, Rootsist tuntud sürrealist ja selline häälutuse nagu maailmastaar võiks isegi öelda. Sest Pakosta ikkagi ei ole võib-olla siiski sõnakunstnik per se, see on tema jaoks ikkagi kõrvaltegevus, tema kõigepealt üritab olla poliitik. Ta kindlasti ise jääb kõvasti alla ka Jaan Malinile, kes on tänapäeval siis nagu astunud Malini kingadesse ja häälutab täiesti nagu Euroopa tasemel. Pakosta vahel selles mõttes üllatab, et ta vahel suudab ka konstrueerida suhteliselt loogilisi selliseid mõttekäike, et nad on nagu loogilised selles mõttes, et seal on nagu tuvastatav mingisugune loogika, kuid see loogika ei päde muidugi, see loogika on täiesti vale. Seda unenäo loogikaks või... Seda võib nimetada täiesti valeks loogikaks, lihtsalt täiesti vale, loogiliselt mitte kehtivaid konstruktsioone, aga juba see on suur edasiminek, et ta suudab konstrueerida mingisuguse loogika, olgugi, et mitte kehtiva. Ja üheks selliseks näiteks on siis, on ta kirjutanud palju asju kokku ja on kirjutanud nii. Teaduspõhiselt ei kannata laps mitte vanemate soo, vaid vanemate omavahelise kisklemise tõttu. Lapse huvides saabub abieluvõrdsuse eelnõuga selgust ja rahu juurde. Ja kui nüüd vaadata seda mõttekäiku loogika aspektist, siis tegemist on valetamisega lihtsalt sellepärast, et mingit sellist teaduspõhist tõendust ei ole. Teaduspõhine tõendus otse vastupidine. Läks jälle pahasti ja tuli välja valesti. Tuli jälle välja, nagu Liisal ikka tuleb. Ja natukene meenub, muidu kõikidel kõik on näinud seda klippi, kus Liisa Pakosta rääkis, et kuidas see oli, isa on alles ja isa on mees. Ema on alles ja ema on mees. Paraku ema ei ole mees. Ema ei ole mees ja sama lugu on ka siin, et siis me teame, et teadusandmed näitavad, et homoseksuaalsete paaride lastel on palju rohkem traditsioonilises heteroperes kasvanud lastest erinevaid psüühilisi, psühhosomaatilisi häireid ja eriti palju on neid siis lesbiperekondades. Ja tuleb kindlasti sellest, et lesbiperekonnad on teistsuguse statistika järgi, mis on kontrollitav fakt, vist kõige vägivaldsem suhtekooslus üldse, kus on lähisuhte vägivalda kõige rohkem. Just nii, et rohkem kui tavalistes perekondades. Et selline lugu, ehk siis Liisa valetas, see on siis sellest jällegi Liisa luiskab, see on selline käsitöö, näputöö, ütleme nurk, mida me aeg-ajalt ikka külastame, mis on lustakas lugemine. Ja veel Liisalt rubriigist Liisa luiskab. Perekonna ja abielu vahel võrdusmärki pole, ehkki osa perekondadest on abielud.
meil on palju suurepäraseid abielusid, aga suurepäraseid perekondi on veel palju rohkem. Ka perekonnaseadus tegeleb abielu kõrval paljude muude teemadega. Täiesti vale on perekonda vaid seksiga siduda. Eestis on laialt levinud peremudeliks üksikemaga koos elab täiskasvanud poeg või ema ja vanaema, kes koos last kasvatavad. Need on laialt levinud peremudeliteks. Needki põhiseaduslikud perekonnad on auga traditsioonilised ja annavad igati väärika panuse Eesti rahva kestmisse. Kust alustada? Alustame sellest, et see jutt ei ole loogiline. Ühegi selle väitega ei saa põhjendada homoabielu. Meil on igasuguseid peresid, mis ei ole õnnelikud, kas mees on lahkunud või ära surnud või mis iganes. See ei tähenda, et kui nüüd mõned homod saavad mõne lapse lapsendada, et siis selle perekonna probleemid nagu laheneksid ja ilma isata või emata kasvanud, siis laps saaks nagu parema elu. Ei saa. Ei saa, vastupidi. See, et meil on perekondi, mis on purunenud, ei tähenda, et see purunenud perekonnad on ideaal, mis siis kujutavad nendest traditsioonist pered. Ei, need on katkised pered. Nii nimetatakse seda asja. Ja need on hädapärased lahendused parema puudumisel. Just. Kui keegi arvab, muidugi see võib ka hästi välja tulla, aga loomulikult on seda palju raskem teha nendest. No siiski, kui ütleme, traditsiooniline positiivne on peremudel, küsime naiste käest, teeksime küsitluse, et täiskasvanud poeg, kes elab koos oma emaga. Kas see on nagu, küsige naiste käest, Liisa Pakosta võiks naiste käest küsida, kui positiivne. Minu meelest need täiskasvanud pojad üldjuhul ei abiellu oma emaga, nii et see ei puutu abielu teemasse üldse kuidagi. Üldiselt minu meelest on veel seeriamõrvari kirjeldus üldiselt täiskasvanud poeg, kes elab oma emaga. Kui me hakkame neid järjest võtma, mulle meenub kohe Ed Kemper, eks ole, kelle emale lõppes muidugi selline perekonna idüll, ütleme kurvalt, aga kas võib saiko. Just see sama pilt oli praegu silma. Ega see oli siis traditsiooniline perekond. Ärme hakkasin nüüd ajama pilli lõhki, oli ema surnud natukene varem. Lasta nüüd olla. Ja kas see poeg ka mitte seal naise riietes ringi ei koperdanud? Ema riietes. Eks ole ema riietes, aga emal endal ei läinud riided vaja enam, tema oli juba surnud. Suri veel mõnigi. Millest seda suri, seda vist oli käsitletagi, aga ma kahtlustan, et ei ole ka ime, kui ta suri sellesse samasse, millesse Edmund Kemperi ema. Nii et palju selliseid traditsioonilisi perekondi. Tervitused Liisale taas, et selles Pakosta, pakutav materjal on alati tänuväärne ja kunagi ei pea pettuma, et alati on, mida arutada. Siin võiks edasi panna, meil lihtsalt aeg saab otsa. Meie läheme tasapisi edasi ja natukene tõsisema teema juurde vahelduseks, võtame siit ette ka slaidi ja vahepeal on siis valitsus, kellel on olnud kiire homoasjade läbisurumisega, selle homoabielu läbisurumisega ja maksutõusudega, on leidnud natukene aega, et tegeleda ka millegi kasulikuga ja üritab siis kõige selle muu kõrvalt läbi suruda ka vaenukõne seadust. See on siis kiiresti. Kodanikud olidki juba mures. Olid mures. Lubati vaenukõnet. Ei ole, mis toimub? Kõik on, maksud tõusevad nii nagu peab. Kõik asjad sujuvad, homoabielu on sama hästi kui käeulatuses, vaenukõnet ei paista kuskilt. Nüüd on see tulemas. Nüüd on tulemas õnneks ja enam pole tarvis muretseda. Ja huvitav on see, et prokurörid ja igasugu juristid peaksid hõõruma käsi, sellepärast et põhimõtteliselt saab kõiki vangi panna ilma igasuguse põhjuseta. Et ei ole probleemi, et see tõepoolest annab ju täiesti suvalise aluse, täiesti defineerimata aluse, üsna suvaliselt inimesi karistada või vähemalt hakata menetlema. Ja üllatav küll, isegi prokurörid on tagajalgel. Esiteks Eesti peaprokurör Martin Parmas ikka väga murelikul toonil tegelikult räägib, et see vaenukõne eelnõu tekitaks õiguskorda kaost juurde ja et tegemist ei ole sugugi mitte hea asjaga, et vastupidi, tegemist on väga küsitava asjaga. Aga see ei ole minu meelest kõige tähelepanuväärsem, et veelgi tähelepanuväärsem on järgmine artikkel ja ma võtan selle siit ka ette. Ja kaks õigusteadlast, Laura Aiaots, kes on siis riigiprokurör ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse lektor, on siis kirjutanud ka omakorda artikli, kus nad arutavad, et vaenukõnet puudutava raamotsuse rong pole veel läinud, mis tähendab põhimõtteliselt, et tegelikult seda tuleks harutleda ühiskonnas. Ehk siis teha seda, mida meie valitsus ei taha teha. Ja need inimesed küll ei ole minu meelest kuidagi EKRE liikmed, vaid täitsa teausksed juristid ja prokurörid. Ja millest nad siis räägivad? Nad räägivad üldjoontes sellest, et ei ole aru saada, miks Eesti valitsus, jookseb pükstest välja, et täita Euroopa Liidu selliseid
kui mitte direktiive, siis ütleme Euroopa Liidu poolset survet ja arutlevad selle üle siin natuke pikemalt, soovitan kindlasti kõikidel seda lugeda, et on siis Euroopa Liit võtnud vastu raamotsuse kriminaliseerida vaenukõne, kui tervikuna on siin üsna keeruline õiguslik olukord sellega, et kõikidel riikidel on tegelikult oma suveräänne nii-öelda otsustusõigus ja seal isegi hulgas oma identiteeti, oma kultuuri ja oma kombed. Ja oma seadused isegi. Just. Ja neist tuleb lähtuda. Et karistusvõimu kandja on traditsiooniliselt olnud riik ja karistusvõimu kehtestamine on siis riikide enda pädevusse kuuluv asi, vähemalt igasuguse tava järgi ja rääkimata sellest, mida sina just kirjeldasid. Ja ei olegi nagu aru saada, et Eestil oleks tegelikult nii võimalusi, kui ka on täiesti sobilik Euroopa Liidus ikkagi, ütleme nii, et kuidas nüüd ilusti öelda, mitte vastu seista sellele, aga jah, seista enese huvide eest selles asjas. Aga Eesti valitsus justkui tegutseb praegu täiesti teistmoodi, et tegutseb kuidagi nii, et kuidagi Euroopa Liidu huvidest lähtuvalt need asjad ära otsustada, seejuures Eesti enda huvid justkui valitsuse poolt jäävad täiesti esindamata ja see on täiesti legitiimne arutelu nende prokuröride poolt siin. Aga siin võib ka aru saada valitsusest, valitsus näeb ilmselt selles oma kasu, see seadus sellist, et ta saab oma opositsiooni hääled vaikima sundida, teha inimestele trahvi, panna nad vangi, kui nad siis kahtlevad valitsuse poliitikas või kritiseerivad seda. Ükskõik on selleks siis homoabielu, on selleks kliimahullus, on selleks immigratsioon või transseksualism, need on need tavalised asjad, milles kahelda ei tohi. Loomulikult Euroopa Liit on hea ettekääne, et ise oma poliitilistele vastastele malakaga vastu pead valada. Ja lõpuks saab ka tegelikult loota mingisuguse karjäärile ka Euroopa Liidu instantsides, et üksikud valitud inimesed. Et Euroopa Liit saab oma sellist, kuidas siis öelda, oma väärtusi levitada. Eesti, ütleme, see võimu haaranud pande saab võimul püsida, saab ühe lisahoova selleks, et oma kaheldavate häälte arvuga saavutatud nagu valitsemispositsiooni hoida, mida neil nagu reaalse tegevusega on järjest raskem teha, sest nad teevad ebameeldivaid asju, tõstavad makse, eks ole, lõhestavad ühiskonda, ajavad mingisugust oma asja, ajavad mingit soga. Võibki siis lihtsustada tegelikult ju nii, et Varro Vooglaiul siis ja ka EKRE-l tegelikult on olnud täiesti õigus ja asi ei olegi siin nii palju keeruline, et ongi mõlemad, nagu on öeldud seda väga lihtsalt, et Eesti valitsus kohati esindab mitte Eesti Vabariiki, vaid tegelikult Brüsseli huve Eestis ja täpselt nii on, seda sama heidavad praegu ette riigiprokurör ja õigusteadlane, kes ei ole, kellel on mingit seost EKRE-ga ega selliste jõududega ja nad räägivad sellest läbi lillede, aga see on ütleme nii, et ta on öeldud viisakas vormis ja süüdistusena ei ole esitatud, kuid on üldiselt tõdetud, et selline see probleem on ja lisatakse sellele veel ju asjaolu, et tegelikult ei ole meil probleemi, mida see vaenukõne peaks nagu lahendama. Ma mäletan, see oli keegi ministeeriumi ametnik, kellelt küsiti, et kas talle meenub, kas viimase 10 aasta jooksul on olnud mõni selline juhtum, kus keegi on öelnud midagi, mille eest teda saaks karistada selle seaduse järgi, mida veel ei ole. Ta ütles, et tal ei meenu. Järelikult midagi taolist ei toimu, seda seadust ei ole vaja ja ta ütles, et see on nagu ennetav. Ma ei mäleta, kes ametnik oli, keegi sealt ministeeriumist, keegi noorherra. Et jah, see on nagu ennetav, et võib juhtuda ja see on juba täielik fantastika. See läheb ulmekirjanduse valdkonda, me teame filmi Kolmas otsus, Philip K. Dicki novelli järgi, ulme jutustuse järgi valminud film, kus siis on sellised prohvetid, kes narkouimas näevad ette tulevikku ja siis politsei, enne kui keegi kurjategi jõuab oma mingisuguse mõrva sooritada, siis kiirreageerijad lendavad peale ja võtavad ta rajalt maha ja panevad vangi või lasevad maha. Et selline ennetamine ei ole tegelikult ju hea õigustava. No ilmselgelt mitte. Et seadusi tehakse ju selleks, et lahendada probleeme. Neid ei tehta nagu mingi osteta nagu lotopiletit, et ehk läheb näkke. Ja umbes nii nagu hiidlane võttis surnud vares ja pani endale taris. Ja jätan siit kõlama lõpulõigu siis 2 prokuröri jutust, mis kõlas nii lihtsalt mõtlemiseks, et vaenukõne puudutava raamotsuse rong ei ole veel läinud, sest vastuolule Eesti ühiskonna vajaduste ja karistusõiguse aluspõhimõtetega võib viidata nii rikkumismenetluses kui ka poliitilises diskussioonis selle üle, kas raamotsus peaks üldse sellisel kujul kehtima jääma. Ei ole vaja üksnes kinni jääda dokumenti, mille tungivat vajadust meie ühiskond ei ole siiani tunnetanud ja mis meie ajaloolist tausta arvestades võib tekitada hoopis hirmu ülemäärase sõnavabaduse piiramise võimaluses. Väga diplomaatiline sõnastus, seda võiks ka ümber sõnastada nii, et mis võibki tekitada sõnavabaduse piiramise ja ilmselt tekitabki mis ongi selleks tehtud, et sõnavabadust piirata. Täpselt nii, et selliseid asju võiks öelda otsesemalt välja ajakirjanik,
kes ei olnud ilmselt konservatiiv, küsis seda ikkagi võrdlemisi otse tegelikult ja me nägime, mida Riisalo sellele vastas, õigemini ei vastanud. Aga läheme meie edasi, et igal juhul tasub seda tähele panna ja teemad on jätkuvalt sama tõsised, nimelt on siis vahepeal erakond Isamaa valimis endale uut juhti ja meil on siin selle kohta olemas ka asjakohane slaid ja 3 kandidaati on siis ilmunud välja, üks neist on Urmas Reinsalu, teine on Tõnis Lukas ja 3. Lea Danilson. Lea Danilson järg andis selle puhul ka intervjuu ja rääkis siis natukene sellest, mis siis teda justkui juhina võiks iseloomustada ja see jutt oli, ütleme, ilusasti, minu arvamus oleks, et oli muret tekitav, et mitte öelda halvemini. Aga harjumuspärane. Seda, et konservatiivsed poliitikud räägivad liberaalset juttu. Antud kodanik siis rääkis sellest, kuidas Isamaal on rohkem ühist Reformierakonnaga kui EKRE-ga. No ma toon kohe lõigud välja, et mitte üldsõnaliseks jääda. Kõigepealt ütles siis Danilson järgmist, kuigi Reformierakonnaga on meil erimeelsusi eelkõige demograafia küsimustes, ehk siis selles, siis paljudes asjades langevad meie seisukohad kokku. Ja siin siis küsiks, et milles, et kui erimeelsused olid demograafias, aga paljudes asjades langevad kokku, milles siis kokku langevad, kas homoabielude legaliseerimises ja julgen arvata, et jah, sellepärast, ilmselt langevad, sellepärast, et ühes teises kohas ütles Danilson, et abieluvõrdsuse teisiti tõlgendamise loeb pooldamise pärast ei tohiks kedagi tõrjuda. Et see tähendab ongi nii, et homoabielude osas siis konservatiivse erakonna vaated langevad kokku millegipärast liberaalidega, mitte konservatiividega. Järelikult see ei ole konservatiivne erakond, vähemalt see, kes nüüd selleks juhiks kandideerib, see naiskodanik ei ole konservatiiv. On väga tore, et on oma liberaalsed vaated avaldanud ja valijad siis teavad, kas valida või mitte. Veel räägib siin, võib-olla vaenukõne on see siis, milles võiks vaenukõne kriminaliseerimine, milles võiks arvata, et võivad langeda vaated kokku, see on üks asi, mis seal veel, maksutõusud. Et jämedas joones, jah, et sa võtsid kõik kokku, et kui inimene, kes erakond või poliitikas räägib sellist juttu, ei ole konservatiiv, ei maksa esindada konservatiivina ja kui valitaks Danilson järg põhimõtteliselt sellise jutuga Isamaa erakonna esimeheks, siis saab tõestus see, et erakonnas Isamaa on põhimõtted ja väärtuspõhisuse kriis alati olnud. 2 korda on see saanud tõestust. 2 korda on terve ports põhimõtteliselt juhatusest inimesi minema läinud ja kolinud kõige täiega üle kuhugi vasakliberaalsesse erakonda. Eesti 200. Danilson või kes iganes ta oli meil võidab, siis nad võivad tagasi tulla Isamaasse, sest nüüd on see liberaalne erakond ja kõik parempoolsed ja muud on sinna tere tulnud. Võiks ka rohelistega ühineda. Jah, et tuleb kohe meelde, Pakosta, Tsahkna, kõik, kes on praegu Eesti 200 teevad seal vasakradikaalsed poliitikat, ägedamad kui keegi teine, need kõik olid enne Isamaas ja ka nüüd parempoolsed, kes on siis ka liberaalid, võib-olla natukene tsentristlikumad liberaalid, aga siiski liberaalid, euroliberaalid, neid on seal ka terve posu, kiislerid ja kõik jutud. See näeb ikka selle moodi välja, et kogu aeg kargab kuskilt välja mõni ajakirjanik või mõni teine tark, kes hakkab rääkima, et konservatiivid ei oska ikka asja teha. See ei ole ikka õige konservatiivsus, üks oleks tarvis sellist liberaalset noortele, eriti noortele naistele meeldivat liberaalsust. Aga me ju teame, et noored naised on kõige hullemad liberaalid ja kõige hullemad revolutsionäärid ja radikaalid üldse. Täna nii on. Üks asi veel, mida ütles Danilson järg, kõlas nii. Kuid EKRE-ga on meil fundamentaalsed erinevused, mis praegu vähemalt ei võimalda koostööd valitsuse tasemel ja põhjendab seda siis järgmiselt või avab seda mõtet. Me oleme näinud, et nende tööstiil ei ole vastuvõetav, kuigi meil on maailmavaatelisi kokkulangevusi. Nad näitasid Jüri Ratase valitsuses ära, et neil puudub võime valitsusvastutust kanda, nad ei käitunud väärikalt ja paraku ei saa neile uuesti valitsusvastutust anda. Milles see väärikus ja vastutus seisneb, jääb arusaamatuks. Lihtsalt tühjad sõnad demagoogia, kui selle loobitakse mingeid sõnu, mis annavad nagu mingi hinnangu, aga need ei ole mitte mingil kombel põhjendatud, mingite faktidega kaetud. Tühi jutt. Halvustav, tühi jutt. See on tühi halvustamine, seda ei ole võimalik tõsiselt tegelikult võtta, sest ma lihtsustan seda, mida öeldi. Öeldi põhimõtteliselt, et vastuvõetav ei ole EKRE puhul tööstiil, see välistab nendega koostöö, kuid Reformierakonna programm
mis siis on liberaalne, see ei välista koostööd Reformierakonnaga. See ei ole loogiline. Ükskõik millised väärtused on vastuvõetavad, aga teatud tööstiil ei ole vastuvõetav. Tööstiil ei mängi tõtt-öelda valija või kodaniku elus mingit rolli tegelikult. See, mida keegi rääkis kusagil raadiosaates EKRE poliitikutest, see ei mõjuta tavalise elaniku jaoks mitte midagi. Teda mõjutab see, milliseid otsuseid tehakse Riigikogus. Kuidas on võimalik, et konservatiivset erakonda ei häiri vasakliberaalse erakonna otsused Riigikogus, kuid häirivad potentsiaalse teise konservatiivse, kes teeb küll õigeid otsuseid, nii-öelda hääletab õigesti, hääletab konservatiivselt, konservatiivsete ideede toetuseks, kuid kelle suhtlusstiil on, mis on täiesti subjektiivne, ei meeldi talle. See ei ole mingit tervemõistuslikku loogikat. Inimene, kes sellist juttu räägib, ei ole mitte üksnes liberaal, vaid ma ütleks, et on tegelikult ilmselt ei saa päris hästi aru, mida endast üldse demokraatia kujutab. Et EKRE on meil tänase seisuga Eesti populaarsem erakond ja kui tuleb väikese partei, ma rõhutan väikese, mitu korda väiksema elektoraadiga partei esindaja, kes hakkab rääkima, et kõige suurema erakonna rahva esindajad ei tohiks oma mandaati teostada, neid tuleks kuidagi mingite manipulatsioonide kaudu, see on siis näiteks koalitsioonilepped ja nii edasi, kuidagi lihtsalt eemale tõrjuda võimud, siis see töötab demokraatia mõttega risti vastu. Et Danilsoni järgi jutt, ausalt öeldes selles intervjuus oli nii kohutav, et kui ta Isamaa juhiks valitakse, siis ma kujutan ette, et see peaks olema ka Isamaale surmahoop. No, ma loodan, et see surmahoop tuleb, sest Isamaa on seda hoopi väärt. Ja kõige veidram, mis ajal see kodanik seda juttu räägib, see seltsimees Danilson järg räägib seda ajal, kui praegune koalitsioon teeb kõige ilgemaid sigadusi Riigikogus. Seal ei saa ju kui nad ei hooli millestki, ei kirjutatud ega kirjutamata seadustest, mis töökultuur see on. Ei, see ei hakka vastu, see on okei. Okay. Et nad valetavad lahkamatult, see ei ole probleem, aga see, kui keegi ütleb... See, et nad seal kodukorda rikuvad ja mida kõike teevad, see ei ole. Nad rikuvad ju põhiseadust seal praegu. Et kui inimene, kes sellises olukorras sellist juttu räägib, selliseid valikuid teeb, teda ei saa tõsiselt võtta ja ega muud ei olegi. Et eks nüüd kõik on isamaalaste kätes ja loodame, et need käed siis kustutavad selle partei lõplikult. Eks ta hea ongi selles mõttes, et kui praegu on ülekaalus tegelikult sellised inimesed, kes peavad võimalikuks Danilson järgi laadse jutuga, ütleme, teda erakonna juhiks valida. Teda ei ole veel välja visatud sealt parteist, räägib väga palju. Ka see räägib, aga kui ta veel juhiks valitakse, siis tegelikult tuleb öelda, et siis ongi õige, kui erakond Isamaa hääbub, kui ta üritab, siin on veel pragmaatiline vaade, eks ole, üritada konkureerida siis järelikult liberaalsete erakondadega. Keda on meil veel vähe. Just. Ja ei saa öelda, et mind see konservatiivina rõõmustaks, et okei, minge siis sinna. Ei. Konservatiivi seisukohast on vastupidi kasulik, kui konservatiivsel tiival on poliitiline konkurents. On kaks erinevad erakonda, mis küll on võimelised koostööd tegema, kuid pakuvad just sisult erinevaid programmilisi valikuid. Võib-olla ta teeb ruumi uuele parteile, võib-olla tehakse mõni uus partei, mis on päriselt nagu konservatiivne, kel ei ole sellist, ütleme pehmelt öeldes, limukalikku taaka. No, ma arvan, et ei ole praegu lihtne olla isamaalane pärast kõike seda, mida nad on teinud ja rääkinud. Alates Prigozhinist ja lõpetades nüüd selle jõuramisega. No arvata on nii ja kindlasti on 2-3 erinevat väikest erakonda, praegu üritab ju mingis mõttes tagatoas vaikselt ka toimetada, et üks neist on, mida on näha rohkem, on see põliseestlaste erakond, mis veel ei ole sellist tõsist tuult tiivadesse saanud, aga on veel üks, keda ma ei tahagi hakata mainima, jäägu see neile endale, et tegelikult neid selliseid algeid, kust võiks mingi konservatiivne jõud välja kasvada, potentsiaalselt on. Selge on, et tellimus on selle järgi, et saame näha, aga läheme meie edasi. Üks asi veel, 3 kandidaati, mis su arvamus on ülejäänud kahest, Lukasest ja Reinsalust? Ikka parem, aga Isamaal on ikka isamaalane, olgu ta nüüd hea isamaalane või paha isamaalane, isamaalane on ta ikka. Ega nad sellest taagast ju lahti ei saa, et seal mõni inimene võib olla nagu arukam ja võib olla meeldivam, aga see partei on ikkagi see partei, kes on teinud seda, mida ta on teinud. Ja põhimõtteliselt on nad ikkagi olnud ju tentsikud ja sellised allhanke tegijad Reformile väga sageli. Tuulenuusutajad. Lukas on olupoliitikud. Lukas ongi jätnud enda sellise olupoliitiku mulje, kelle ei ole teab mis suurt programmi, vähem mina ei oska teda seostada ühegi programmiga ja pigem jääb mulje, et kui on vaja nii-öelda kiiret ministrit, kes enam-vähem teeks punktid ära kusagil, siis ta nagu täidab selle koha ära, et miks ta kandideerib, ma isegi ei usu, et tal oleks mingi visioon erakonna juhina. Aga Reinsalu on olnud erakonna juht, oli erakonna juht 2012–2015 ja põhimõtteliselt tema
aega võiks lugeda Isamaa, noh ütleme, allakäigu alguseks, no mitte allakäigu, ütleme tagarea erakonnaks muutumise alguseks. 2011 valimistel kogus erakond Isamaa, siis oli veel Laarjuht, kogus erakond Isamaa minu mäletamist mööda, kes oli 20% häältest ja palju neid kohti oli, mis ta nüüd oli, 24 äkki. Ja siis tuli aasta hiljem Reinsalu erakonna juhiks. 2015 valimistel kaotati eelmise valimisperioodiga võrreldes 9 kohta ja vist oli 13% hääli. Nii et ühe korra on ta üritanud. Tõsi, siis ta oli noorem mees, siis ta tundus rohkem poliittehnoloog. Täna hoiab ta, ütleme, oma poliittehnoloogi sellist võimekust rohkem vakal, kuid ütleme nii, et endiselt on ta selline mees, et enamusti ilmselt räägib Reinsalu ikkagi konservatiivset juttu, välja arvatud siis, kui on kasulik teist juttu rääkida. Ja siis ei pea arvama, et ta seda rääkimata jätab. Noh, ma väga ei loodaks sealt kellegi peale. Jah, et mulle tundub ka niimoodi. Seal ei ole väga head varianti. Mulle tundub, et kõige tähtsam kandidaat ei ole veel ennast üles seadnud ja see on 4. kandidaat. Ehk et mina ootaksin seda 4. kandidaati. Kes see on, ma ei tea, aga praegu nende 3 baasil mõtleks, et 4. võiks keegi ka olla. Kes ei tea? Ükskõik kes võib-olla. No, keegi ei ole ilmselt nii sobimata nagu see, kelle lugu me siin praegu selja taga näitame. Nii et ma ei teagi, mida arvata. Et on kindlasti ka neid, kes loodavad, et Danilson saakski Isamaa juhiks. Eks see on samasugune tõehetk nagu kirjanike liidul Smuuliga ja vaimuinimestel 600 allkirjaga, et eks me näe. Täpselt. Läheme edasi, lühikene vahepala vaatab meile vastu spordiajakirjandusest ja siin me ei hakka pealkirjast edasi üldse minema. Barcelona hakkab julmalt kärpima. Kõige tummisemad käärid on suurima staari palgakallal. Ma isegi ei hakka kaastundest nimetama selle autori nime. Tegelikult hakkan küll, see oli vist Rasmus Voolaid, kui ma õigesti mäletan. Kuidas kommenteerid? No ütleme, võtame siis tänapäeva Eesti juhtiva ülikooli, Tartu ülikooli keeleteaduse loogika aluseks, et tummisem, see on ilmselt samast tüvest kui tumm, et need on siis käärid, kellel on kõnepuue. See ei saa hästi öelda välja asju, või ei räägi üldse. Aga muidugi päriselt nii see ei ole, et tummisem on siiski siiamaani kasutatud kulinaarses kontekstis, kas siis tummine puder, siuke paksuks keedetud, ikka tummine, siuke paks, siuke korralik kraam, et tummise toidu peal kasvanud ja kuidas see sõnaraamat meil toob siin Teet Kallase lause, mulle meeldib tummisem supp, hea tummine herne lobi. Teet Kallas oli ka üks neist, kes kirjutas oma nime alla sinna Ülemnõukogu, kelle viskas Oitsalu üle parda, kui sovjeti. Aga vabandust, vahele võige. Paraku üks Eesti parimaid novellikirjanikke. Jah, mees, kes ka jõudis hullumajja vist sellega, et ühesõnaga vastasseisu tõttu. Oli probleeme, aga vanad kommunistid siiski päästsid ära, et ta sokutati sinna hullumajja, ta muidu oleks vanglas mädanenud. Et probleeme oli. Aga ühesõnaga, sina väidad siis, et tummine, siin ei ole juttugi, et tegemist on kulinaarse väljendega, mis tähendabki ainult paksuks keedetud. Ja, vähemalt nii on see eesti keele seletava sõnaraamatu alusel. See on kulinaarne termin, mida kui ma üldse hakkan meenutama, et ehk on kasutatud teinekord, et see on nagu mingi siuke parem kraam. Siuke tihedam või tõhusam või kuidagi sellist. Võib-olla selles kontekstis ma olen kuulnud. Ja siis juba metafoorselt natukene. Aga mitte kunagi sellisest, et ta on nüüd selline... Räägib terasest. Et ei sobi, et ikkagi kui ajakirjanikul on selline hea tahe kasutada niisugust värvikat või eksootilisemat keelt, siis ta kõigepealt peaks esitama endale küsimusi, mida see sõna tähendab, kuidas seda kasutatakse. Ja kuna ta tõenäoliselt ei oska sellele vastata, siis igaks juhuks võtku eesti keele seletav sõnaraamat lahti. See on hea suur sõnaraamat, kui ei ole paberil, see on ka võrgus olemal. Tehku uuring. Nagu sa hästi sõnastasid enne saadet, et kui ajakirjanikul tuleb enda meelest suurepärane idee, siis tuleks kindlasti lahti võtta ka õss ja vaadata, mida see sõna tegelikult tähendab. Just nimelt, et võib jääda mulje, et on hea sõna, aga võt selles kontekstis ei ole nii tegelikult väga hea. Ei sobi ja kogu see case on siis meil hea õpiku näide sellest, kuidas tekivad arusaamatused selliste sõnadega nagu liiderlik. Just nii. Aga meie läheme edasi ja meil on veel paar teemat täna jäänud ja neist üks tuleb meile siis merelt, Läänemerelt ja meil Eestis on, mitte meil Eestis, aga ütleme siis Eesti Päevalehe roheportaalis vähemalt, on mereteadlased ja mereteadlased räägivad meremeeste jutte vahel. Siin on nüüd üks mereteadlane küll kirjutanud kokku sellise huvitava jutu, et ei tea, mida sellest asjast arvata ja
proovime siis ikkagi midagi selle kohta arvata. Nimelt võtan siit ka ette, mida isik kirjutas. Läänemeri on maailmas kõige noorem meri ja ka üks madalamaid, kui mitte kõige madalam. Kunagi algselt ta ei olnud eraldi meri sellisel suletud kujul, nagu ta praegu on. 20 000 miljonit aastat tagasi oli ta järv ja siis ei olnud laevateed nii intensiivselt kasutuses, sest sealt ei saanud kusagile. Paus. Ja nüüd esitan ma siit Viktoriini küsimuse, mis oli antud lõigus valesti? No 2000 miljonit aastat tagasi tõenäoliselt ei olnud laevu, vähemalt selle ajaloo järgi, mis meil on, võib-olla vandenõuteoreetikad vaidlevad mulle vastu, et siin on olnud mingeid vanu tsivilisatsioone, millest me midagi ei tea või millest meile ei lasta midagi teada, aga ütleme akadeemilise nagu ajaloo järgi on asi läinud nüüd natukene metsa. On läinud kõvasti metsa ja samast ka tõusid praegu püsti kindlasti kõik matemaatikud, sellepärast et kindlasti jäi nende kõrva kriipima kummaline number, mis kõlas nii, 20 000 miljonit aastat tagasi. Mis number on 20 000 miljonit? See tundub olevat selline lastekeelne väljend, no see on palju aega tagasi. No hiina keeles 10 000 on palju, no et see on väga ammu oli see, väga ammu. Väga ammu. No ütleme nii, et mitte jääda üldsõnaliseks. Enne muistsel ajal võiks öelda. Et mitte tekitada muljet, et tegemist oli mingi juhuslike eksitusega, vaid et kinnitada, et tõepoolest tegemist on müüdiloomega või sellise mütoloogilise, ütleme, kõnega läheb edasi samas vaimusteadlase jutt, et kõigepealt olid purjelaevad ja sõutjaaerudega, jutt on siis 20 000 miljonise aastasest perioodist ja jätkab nii. Kõigepealt olid purjelaevad ja sõutjaaerudega, siis tulid motoriseeritud laevad ainult fossiilsete kütustega, mis on siis põhjustanud Läänemeres sellise olukorra, nagu tänapäeval on. Ja läheb veel edasi. Ongi see, et läbi aegade on teda merd siis ainult kasutatud ja majandatud olemasolevate teadmiste ja oskuste baasil. Vot sellised lood läbi aegade. Aga väga raske on kasutada neid oskusi ja teadmisi, mida sul ei ole. Ja isegi kui sind ennast veel üldse ei ole. Aga raske on üldse mingi, kui sind ei ole ennast olemas, siis sa ei saa kasutada, sul ei ole oskusi ja ei ole ka laevateid. Paadid ikkagi unulised ära, enne olid paadid ja piroogid või mingid siuksed kõigepealt tuli paat ühe puupaadid ikkagi vist. No ei olnud kõigepealt purjelaevad. No ei saa päris nii olla. Ja ma kujutan ka ette seda maailma esimest paati, mis nüüd õõtsust rannale ootas, kuni inimene ronib veest välja. 20 miljonit aastat. No võib-olla oli, ei tea, pole näinud. Ei. Ühesõnaga erakordselt huvitav jutt selles mõttes, et ta kindlasti tekitab palju küsimusi vandenõu teoreetikutele, et mis nüüd siin, mis ja kuidas. Ja siin oli veel paar toredat kohta, et näiteks asjaarmastajast ajakirjanik siis ka vahepeal püüdis oma nõuga sekka hüpata ja küsis, et kas peaksime traalpüügi keelustama. Ma jätan selle lihtsalt kõlama, et selliseid lahendusi ikka ajakirjanikud aeg-ajalt pakuvad välja, et midagi keelustada. Aga see oleks lihtsam küsida, kas me ei peaks üldse kõike kohe ära keelama. Igaks juhuks võiks kõik kohe ära keelata, siis järjest hakata lubama. Mitte niimoodi, et siin ükshaaval hakkad. Meil on ainult 7 nädalat aega elada. Kõik kohe ära keelata. Meil ei jää muidu aega asju ära keelata. Ja muidu võib-olla seal 2 nädalaga lõpeb kogu see pull. Mõistlik on asjad kohe ära keelata ja siis inimesed on rõõmsad, kui neile nähpu otsaga üht-teist lubatakse. Ja hääletavad. Tõstame maksud kõrgeks ja siis laseme käia näiteks aktsiise näpu otsaga madalamaks. Inimesed on rõõmsad, aga enne valimisi. Meie tänane viimane teema tuleb selliselt autorit nagu Sandra Vokk ja tema on siis kirjutanud Eesti Päevalehte arvamusartikli, mille pealkiri on nii. Statistika maalib Eesti pereväärtustest võika pildi ja üritame siis natukene analüüsida ka selles tekstis esinevaid väiteid. Kõigepealt võtame väiteid järjest. Kuni meie ühiskonnas vohavad koduvägivald, seksuaalne väärkohtlemine ja prostitutsioon, ei ole Eesti meestel moraalset õigust pidada loengut pereväärtustest. No. Nii, ütleme nii, et minu meelest mehed ei saaks seda seksi osta, kui oleks naisprostituute. Ja meil ütlen, nii kauga on naisprostituudid, pole naisteadlastel ja naisajakirjanikel mitte midagi kobiseda. Mitte mingit moraalset õigust seda teha ei ole. Rääkida traditsioonilistest pereväärtustest, täpselt. Et nii kaua, kui naised on prostituudid, ei pea naised rääkima pereväärtustest. Väga lihtne. See on sama loogika, see on täpselt see sama loogika. See on parem loogika, sellepärast, et reaalsuses tegelikult tõepoolest, kui keegi üldse prostituudi moraali pärast või prostituudi otsuse pärast vastutab, siis on prostituut ise. Et siin inimene praegu annab mõista justkui prostituut, naiste rahvas, emantsipatsiooni tipp,
ei suudaks iseendast vastutada. Selline seisukoht on solvav, šovinistlik ja täiesti kohatu. Sest hooramine on feministlik. Hooramine on feministlik. Kui naine tahab hoorata, siis ta hoorab nii palju kui kulub. Jah, teistmoodi pole inimõigustega demokraatiat. Jah, see on vaba eneseteostus. Naine võib olla ükskõik, mida ta soovib olla. Hooramisindeks näitab seda, kui vaba on ühiskond. Jah, kui naine soovib olla kosmonaut, siis ta saab olla kosmonaut, kui naine soovib olla prostituut, ta saab olla prostituut. Ei ole nii, et naine soovib olla kosmonaut, siis ta võib olla kosmonaut, aga kui ta soovib olla prostituut, siis selles on mehed süüdi. Ei, nii see ei käi. Kõlab ebaloogiliselt. Et loogikaga on Preili Vokil probleeme. No igal juhul võime kokku leppida selles, et kõige vähem igal juhul moraalselt vastutavad sellest, et naised prostitueerivad mehed. Ja meil ei saa ja vastutada ka mingit kupeldajat, sest see on keelatud. Meil on prostitutsiooni vahendamine keelatud, kui prostitutsioon on olemas, tegeleb sellega siiski ainult prostituut, ainuisikuliselt. See õigus tal täiesti on. Ja see on nii sätestatud. See on maailma vanim amet lõppude lõpuks teadaolevalt vist. Ja Nii nad väidavad. Nii et ei tasu siin rääkida ühiskonna eest, rääkigu enda eest. Et siin on veel huvitavaid väiteid. Et jätkas tegelikult seda sama juttu, et puudub meestel õigus pidada loengut pereväärtustest ja miks vähe sellest, et see pole usutav, see olevat ka silmakirjalik ja kohatu. Et ehk me juba lükkasime selle loogika, ütleme kolinaga ümber, siis siin on veel ümberlükkamist, et mis see usutavus siia puutub, et see, kas miski on usutav või mitte, ei põhjenda ega selgita ära seda, millest kellelgi on õigus rääkida, et usutavus ei ole kategooria. See on lihtsalt nagu tüüpiline demagoogiline, võetakse asi nagu segaseks, pannakse mitu väidet ühte, räägitakse läbi segi, ma ei tea, prostitutsioonist, ma ei tea, millest kõigest, kohatusest, see ongi segane jutt. Nii on tahetud teha, tuli hästi segane jutt välja, aga võib-olla ongi, et inimese peas on ka segadus ja tegelikult need mõtted, mis ta peas on, käivadki üksteisele vastu ja on päris segased. Ja see jutt, mida ta räägib, on täpne, see peegeldab tema mõtteid täpselt. Ta andis oma mõtted hästi edasi. Mõtted ise olid segased. See ei ole ainult teatud nagu inimeste peas olev segadus, see iseloomustab üldse vasakradikaalide mõttemaailma. See on nagu pudru ja kapsad, see on sassis nagu Kört Pärtli Pampers, seal ei ole otsa ega algust, aru ega mõistust, see ongi üks sokk. Ma võin sulle näite tuua sellest, et su jutt saab paika. Seega lugupeetud võimu, kirja ja pühamehed, aga mitte naised. Enne kui te pole käsile võtnud vägivalla, võimu, kuritarvitamise ja katkiste suhete juurpõhjuseid, tehke maailmale teene ja ärge hakake seda traditsiooniliste väärtustega päästma. Jällegi jääb arusaamatuks, miks pühamehed on vastutavad, kuidas see siis oligi, vägivalla, võimu kuritarvitamise ja katkiste suhete juurpõhjuste lahendamisest. Miks püha mehed, aga mitte püha naised või poliitnaised? Meil on ju mõlemaid. Kuidas nüüd mehed järsku vastutavad on maailma eest? Põhimõtteliselt ei olegi vist teada maailma ajaloos sellist aega, kus kõik probleemid oleksid lahendatud. Seega ei tohiks nagu keegi midagi öelda, sest kogu aeg on mingid probleeme ja kes siis on süüdi? Mehed, kirjamehed, usumehed. Mehed nad veel olid seal, lugupeetud võimumehed. See on mõistlik jutt. Mehed on süüdi, kui maailmas on probleemid, siis mehed on süüdi. Ja kui on probleeme, siis tuleb olla vait. Ja kui naised on emantsipeerunud. Mehed vastutavad selle naisterahva meelest, aga naised... No vähemalt naistega on kõik ohvrid, hästi. Naistega on siiamaani kõik hästi, sest nad prostitueerivad. Ja kui nad on ohvrid selle juures. Samas, kui nad on ohvrid, siis nad ei ole ju agentsed, nad on ju siis vastutusvõimetud. Jah, nii see on. On nii? No kirjutab veel siin natuke. Uuringud kinnitavad, et verevägivald on ennekõike naistevastane vägivald. See tähendab igast 10 verevägivalla ohvrist 9 naised. Mida see tõestab? No, ma kahtlen kõigis nendes uuringutes, mida feministid kuskilt feministlikelt saitidelt üles korjavad. Et ma üldiselt peaks, ma ei vaadanud, tal on mõned viited siin küll allikatele, aga seal, kui sa näed juba, et on ka mingisugused feministeeriumi ahistamise värgid, et siis see kõik tundub olevat selline... Ta viitaski muidugi, siin all ongi üks viidetest oligi feministeeriumi allikale. Kirjutab veel edasi, naisel on vägivaldse mehe juurest ära minemine meie Euroopa kohta erakordselt sooliselt ebavõrdses ühiskonnas eriti keeruline, sest see tähendab paljudele naistele vaesusse langemist. Aga mitte meestele. Meestele ka juhtu kunagi midagi. Ühesõnaga, see on selline tüüpiline meeste sõim. Naiskodanik on võtnud kätte, hakanud feministlikult positsioonilt mehi sõimama, neid kõiges süüdistama ja vaikima sundima. Ja selle kohta ütles üks konservatiivne homoseksuaal eesnimega Andres väga hästi, et see, mis siin on see, mida üldiselt kirjutatakse vihakõnena. Aga õnneks vihakõne ei ole kuritegelik. Meil vaenukõne on, aga vihakõne ei ole.
see oleks vaenukõne, oleks see asi sellisel juhul, kui nüüd tekiks ühiskonnas mingi oht ühiskonna korrale. Ütle, mõni naine võtaks ahjuroob ja tõmbaks mehele üle küüru. Siis saaks ta vangi panna 9 aastaks. Aga seda mitte uue eelnõu järgi. Uuest eelnõust kavatsetakse minu teada juba see oht, kokkuvõttes ikkagi üks osapool üritab seda ohtu avalikule korrale ära likvideerida ja piisab juba siis võiks ta lihtsalt kinni panna ilma igasuguse põhjuseta. Selle naise minu meelest mulle tundub, et ta siin mängib tulega praegu. Veel võib-olla jääb ta vabadusse, aga ütleme nii, et ühel päeval tagantjärgi võib see tekst, mille ta siia on kirjutanud muutuda vihakõneks ja kui teda ei panda selle pärast kinni. Diskrimineerimine on siin ilmselgelt olemas, siin aetakse kõik maailma halb meeste kaela ja nii ongi. Ei saa ju soo pärast kedagi diskrimineerida. See kodanik siin diskrimineerib mind soo pärast. Kuna mina olen mees, siis ma olen kõiges süüdi. Kuigi mina ei ole teatavasti süüdi mõistetud mingisuguses lähisuhte vägivallas ega isikuvastastes kuritegudes, kuigi kaevatud on, valekaebused on olnud. Ega siin muud ei ole teha. Võtame selle vaikselt selle asja kokku, et ma ei oska selle viimase... Aga kui on mingi kuritegu, mida ta näeb, helistagu politseisse. Nii on kõige parem. No politseis ma kardan, et kui ta helistaks sellise jutuga, siis oleks jutt lühikene. Tõenäoliselt tuleks valge auto ja hakataks kaaluma sundravi. Ma kahtlustan, et see inimene toimetatakse kainenema või vähemalt ütleme heal juhul kainenema, aga halvemal juhul ütleme ikkagi pikemale puhkusele, sest ta peab rahunema. Ja siin on see asi läinud käest ära. Et see segadus, mis siin peas valitseb, see on ikkagi nii suur, et minul tekib ausalt nagu mure, et siin peaks arutama tegelikult praegu eestkoste üle. Et see inimene vajaks minu arvates eestkostet. Mul on raske uskuda, et selline inimene, kes nii loll juttu, nii seosetut jama ajab suust välja, saab ise elus hakkama. See on väga keeruline uskuda. Oleks parem, kui ta pöörduks nii perearsti kui tehisintellekti poole. Tehisintellekt ajab samasugust juttu, aga loogilisemalt. Veidi loogilisemalt, kuigi see on ka täielik soov. Tal oleks õppida midagi tehisintellekti. Et vähemalt kui ei tule ise välja see jutt, pane sinna chat GPT-sse märksõnad sisse. Lase läbi sealt. Tuleb nagu kulda. Lase sealt läbi. Ja toimetajale ka, et las loeb läbi ikka loo enne. Ei ole neid kohe paned lehte, loe enne läbi. Sina oled ikkagi usaldad inimest. Ma näen, et sa ikkagi pead teda veel teovõimeliseks ja täiesti tõsiselt veel ikkagi annad talle soovitusi. Mina igal juhul kutsun selle Sandra Vohki lähedasi üles sekkuma ja olema mures. Mõistlik on, inimesel ei ole vaja endale tingimata midagi öelda, võtma teda natukene lähedasemalt tähelepanu alla, toetama, minema talle sagedamini külla, kui ta elab eraldi, mida ma ei usu. Ja sellisel, kui ta ei ela eraldi, siis minema sagedamini tema tuppa ja uurida, millega ta tegeleb, mis asjad on tema arvutis avatud ja püüda olla rohkem toeks sõbraliku sõnaga või ükskõik kuidas, et ilmselgelt ei ole sellel inimesel hetkel lihtne. Et mis siin muud, et olgem tähelepanelikud, hooligem lähedastest ja loodame, et kõik läheb hästi, ühel päeval saabub päev. Muidu läheb paranoia nii hulluks, et ta hakkab neid parempoolse sildi taha peitunud vasakpoolseid eugeenikuid taga otsima ja jälitama ja lõikab ära oma rinnad näiteks. Et loodame, et seda kõike ei juhtu, olge tähelepanelikud, hoolige lähedastest. Meie täname kõiki vaatamast, kohtume taas nädala pärast ja püüame hoida vähemalt ütleme tagasi seda valede massi, mis siis igast suunast peale pressib. Loodetavasti meid on selle valede massi alt ikka veel endiselt kuulda. Loodame. Kohtumiseni. Kohtumiseni.